Tere! Mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja ja mul on väga hea meel tutvustada sensatsioonilist, innovaatilist uut toodet Tupperware Urban Max nutiblender, mis on absoluutselt parim kaaslane kõigile, kes eelistavad tervislikku elu, vahepalasid, kiirel ajal valmistada endale sobivad road, seal kus te olete ja just sellest, mis on teile meeldivad. Urban Max nutiblender koosneb tritaanist anumast, millel on peal möödud, millel on peal maksimummärk, mida maksimum täita ja mille sees on sellised pikad triibud, mis optimeerivad blenderi tööd. Urban Max anu on läbipaistev, see tähendab, siit on ilusasti näha, mida te siia lisate. Koosneb veel ka akuga kaanest. Kui me saame Urban Maxi kätte, siis esimene asi, mis tuleb teha, on panna tal laadima. Ja selleks on Urban Maxil kaasas nutiotsikuga laadija. Magnetiga kinnitub ta siia kaane külge. Magnetiga jääb kaane külge ja nüüd võtate te kas laptopi, enda arvuti või olete te teel, kasutate autos sigaretisüütajasse pandavat USB-otsikut või teil on kaasas akupank, millel on täpselt samamoodi USB-ots. Urban Max, esimene laadimine 4 tundi. Kui ta on ära laetud, hakkab roheline tuli põlema ja see tähendab, ta on töötamiseks valminud. Gaas on ka mõnusa tilaga, mis ei tilgu, millega võib ka otse juua. Sees on aku ja seda osa, pealmismehaanilist osa, peseme me käsitsi. Tera on nurga all väga terav, see tähendab, ta veelgi kiirendab blenderi tööd. Ja kaasas on ka matkagaas, millele saate külge panna paela. Ja matkagaas on siis hea võimalus panna siia valmis smuutile gaas peale, kui te tahate ta ilma mootorita kaasa võtta. Kui te soovite aga valmis smuuti külmana hoida, siis võtke ja kasutage termost. Oluline on siis teada, et esmalt pannakse sisse tükeldatud tooraine. Tooraine tükeldatakse kuskil maksimum 2 sentimeetri suurused tükid. Panen siia praegu pirni, mis on eelnevalt tükeldatud. Mulle meeldib selline roheline smuuti, mõnusam. Siin on kiivi ja muuseas väike nipp teile. Kiivi on ülihea ja kasulik. Kui kasutate koorega, sel juhul peske hõõruge ta korralikult ära ja võite ta tükeldada ka koos koorega. Aga kui te tahate kiivit koorida, siis on meie universaalnaal selline mõnus sakiline osa, mis on just pehmete asjade koorimiseks. Tomat, kiivi ja ka saame koore eemaldada väga lihtsalt. Asetame pirnile lisaks kiivi. Kui me tahame kasutada külmutatud vilju, näiteks on mul siin punased sõstrad, liitrises Freezer-Mates karbis, külmutatud marjad tõstke palun enne blenderisse panemist kuskil 10 minutiks toatemperatuurile. Väga hea on Freezer-Mates hoida marju, sest nad ei jää üksteise külge. Teeme sellise hea vitamiinipommi. Paneme kaane peale, endast eemale õhu välja ja saame külmikusse tagasi panna. Lisada võib siia ka. Lisaks võib sügavkülma karpides hoida ideaalselt ka näiteks piparmünti. Paneme mõned piparmündilehed. Värske piparmünt teeks, smuutiks on kevadil sellise mõnusa suve maitse meelde toomine. Võib panna täpselt samamoodi ka musti sõstraid. Jälle võtame sügavkülmast, sest kohe-kohe on vaja sügavkülma ruumi juurde ja siis on vaja marjad ennem ära kasutada. Me oleme siia siis pannud praegu pirni, kiivit, punaseid sõstraid ja musta sõstart. Ja üle kõige meeldib mul tegelikult smuutisse panna külmutatud banaani. Kõik banaan, mis üle küpseb, lõigake viiludeks ja pange sügavkülma ja ta tõesti läheb tunduvalt magusamaks, kui ta oli enne. Nii, banaan on ka lisatud.
Aga kui me tahame ka mõnda konservi kasutada, siis näiteks on mul kapis siin praegu aprikoosikonserv. Võtan konservi, jah, siin on ka tila, millega tõmmata, aga sel juhul lõikab ta kaane seespoolt ära ja on raskem kaant pärast peale tagasi panna. Kasutame tupperware-konservi avajat. Paneme avaja peale. Ta peab kinnituma kaanena. Nii, ta on mul juba tegelikult lahti tehtud, aga ma tahtsin teile siiski näidata. Ta peab jääma karbi külge. Nüüd keerate. Karp teeb ringi. Nii. Vedelikku lisatakse maksimum 210 milliliitrit. Me jälgime miinimum-maksimum märki. Võime teha piimaga, võime teha veega. Endale sobivas koguses lisame vett. Piima hoian ma Slimline kannudes, et on külmikust hea kohe võtta. Nüüd on meie blenderisse pandud viljad valmis. Asetame peale kaane. Kaane asetame peale nii, et ta peab 2 korda. Hakkab blender tööle ja asetame ta lauale tagurpidi. Protsess toimub maksimum 40 sekundit. Kui me tahame kiiremini juua smuutit või ei ole meie viljad, tahan, et ta jääks pigem tükkis, saame me alati protsessi peatada. 40 sekundit on maksimumaeg ja kui on meil tükid võib-olla siiski jäänud, olenevalt viljadest, võib-olla oli mõni tükk suurem, siis saame me panna uuesti ta tööle. Selle aja jooksul saame me teha ettevalmistusi, kuhu me smuuti paneme. Kas me paneme termosesse, 40 sekundit sai täis. Nüüd avame kaane. Kaane puhastamiseks on väga hea kasutada kaabitsat, silikoonkaabitsat. Võtame kaane pealt ära. Puhastame tera ümbert. Ja kui me tahame selle sama smuuti karbiga kaasa võtta, topsiga, siis keerame kaane peale ja võtame kaasa. Ka see on üks võimalus. Läbi kaane saab kasutada ka kõrt. Paneme kõrre sisse ja joome, kus soovime. Kui aga soovime, meil on siin praegu külmunud marjad, siis on meil selline valame smuuti termosesse. Puhastamiseks, et kõik smuuti kätte saada, kasutame taas silikoonkaabitsat. Anumat, milles me smuutit valmistame, võib pesta nõudepesumasinas, aga mootoriga kaant peseme me käsitsi. Nuti blender on tõesti asendamatu abiline igal teekonnal. Nii et Nuti blender on asendamatu abiline igale teekonnale, suvilas, töökohal, hotellis reisil olles, matkabussis. Ja ühe aku täitmisega saate te teha 10 erinevat smuutit. Laete jälle ja kasutate jälle.